Kohalik ajakirjandustööstus on saavutanud lehetiraaži läbimüügi absoluutse rekordi. Müügiedu hüppelist tõusu seostatakse ülemaailmse tualettpaberi tootmise ja müümise lõpetamisega alates möödunud kuust, kui šamaanid tõestasid lõplikult ning üheselt mõistetavalt, et igal puul on hing. Majanduslikku kevadet naudivad ka kohalikud raamatuantikvariaadid. Kõik raamatukogud on kojulaenutusteenuse katkestanud ning paluvad külastajatel laenutatud trükistega lugemissaalidest mitte lahkuda. Meie jalgpalli rahvuskoondis sai 10-aastase ülemaailmse võistluskeelu, kuna rahvusvaheline spordikomitee pidas koondise viimatisi mänge farsiks ja spordiparoodiaks. Spordikomitee esimehe avalduses rõhutatakse spordi ja klounaadi fundamentaalset erinevust ning nende kahe mõiste lahushoiu olulisust. Kohalikud jalgpallurid on treeneri sõnul solvunud ning hetkel edasises treeningus mõtet ei näe. Seoses sooalade kuumenemisega liiguvad linnade poole roiskumislõhnalised gaasipilved. Kaasneva uduga soovitatakse autosid liiklemiseks võimalikult vähe kasutada. Uuringute põhjal on alust arvata, et sooalade kuumenemist põhjustab maa keskne paisumine ning magmasoonte laienemine. Ekspertide hinnangul on kohalik tuumaelektrijaam viimased 3 kuud olnud ebastabiilses seisus, mis võib, kuigi ei pruugi, lähiajal või mitte niipea, kulmineeruda mastaapse katastroofiga. Reaktori parandustööd viibivad, kuna ookeani tagant kutsutud mehaanikute lende lükatakse halva ilma tõttu pidevalt edasi.
Head vaatajad, meie saate formaati ootab tulevast nädalast uuendus. Meie ilmatoimetus lõpetab tegevuse, kuna järgmised 50 aastat on meie veedis ilm stabiilselt külm ja vihmane. Sajab tugevate hoogudena, õhutemperatuur küündib kohati -2 kuni +3 kraadini. Öösilt on oodata kerget lörtsi ja udu. Tuulekiirus rannikul ja saartel ulatub 12 meetrini sekundis, mandril kuni 7 meetrini sekundis. Jooksvat infot teistes, paremates vööndites paiknevate riikide kohta saate nüüdsest teiste meediakanalite vahendusel.